tere! Mina olen Pirjo. Käimas on maikuu ja liikluskuu. Ja täna me räägime siis liikluskuu nipinurga nipist number 4, mis on siis mootoriõli kontrollimine, mida peab tegema üks kord kuus. Aga alustame. Kõigepealt tuleb avada kapott ja igal autol on nupp, kus kapott lahti saab. Omniva Dacia leidsime selle kiiresti ülesse. Ja avame kapoti. No, juba näppas. Nagu oleks juba 3. korda teinud. Ja siin auto siis on mootor. Mootori juures on... Tere! Tere! Kas neiud vajavad abi? Me tegeleme praegu mootoriõli kontrollimisega. Mootoriõli kontrollimisega? Mida peab tegema üks kord kuus? Mait, millal sa viimati mootoriõli kontrollisid? Teate, me ei mäletagi. Täpselt. Nii. Mulle õpetati, et seda ei tohi teha, töötava mootori. Ega meie mootor ei töötagi, meie mootor seisab ja ta ei ole kallaku peal. On ju? Ja auto on kallaku peal? Ei ole kallaku peal. Ahaa, selge. Kas teil lapp on, mille kontrollida? Aga siis ma saan aru, et te teate täpselt, mida te teete, nii et edu. Teeme õli kontrollimisega, et see on mootor. Mootoris siis siin on kollane nupp ja ohumärgiga, ehk et seda vist keele vastu ei ole hea panna. Me võtame selle välja, siis me vaatame siia Saab sisse. teid aidata? Kuidas? Kas teid saab aidata? Võid tulla aitama, et ma kontrollin mootoriõli. Nii, siis tuleb salvrätikuga tuleb puhtaks teha ja siis see tuleb uuesti siia panna. Nii. Siis tuleb uuesti välja võtta. Oota, aita meid palun ikkagi. Ma ei näe, nüüd tuleb vaadata, kus on õlitase täpselt. Ehk et siin on peal kirjas, et kus on miinimum ja kus on maksimum. Ja siin, nagu ma aru saan, siis me oleme praegu siin suht-koht 3 veerandi peal, mis on tegelikult okei, et sellega veel saab sõita. Kui aga juhtub, et see õli on üle maksimumi, no siis on mootor nii-öelda hea koolitusarve on tulemas remonditöökojast, et võiks nagu ikkagi kontrollida. Väga tubli, siis saad hakkama. Ja aitäh teile. Ja nii lihtne see ongi tegelikult. See võtab kõigest aega, meil siin on veits rohkem võtnud, sest meil on nii palju abilisi, toredad kolleegid on, aga tegelikult võtab see 2 minutit päevas või 6, et korraks üle kontrollida ja ongi korras. Milleks on hea? On hea sellepärast, et mootor töötab korrektselt, optimeerib kütusekulusid ja säästab loodust. Ehk et meie lapsed näevad ka või lapselapsed näevad ka pääsukesi taevas veel lendamas. Nii et aitäh kõikidele ja kontrolliva õli siis üks kord kuus.